Täna lähme Tartu Ülikooli farmakognoosi õppelaborisse, kus õpitakse tundma ja uurima ravimtaimi. Meid ootab külla professor Ain Raal, kes on Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituudi juhataja. Professor Raal on Eesti proviisor, õppejõud, teadlane ja publitsist, kes on välja andnud mitmeid raamatuid ravimtaimedest. Erinevate terviseprobleemide korral on taimseid preparaate ja ravimtaimi kasutatud juba üle 5000 aasta ning ka praegu on ravimtaimede kasutamine üha tõusev trend. Enamik taimsetest preparaatidest on saadaval ilma retseptita ning just sellepärast on nad kergesti kättesaadavad, kuid võib põhjustada ka valet tarbimist. Professor, mida peaks silmas pidama ravimtaimede valikul? Ravimtaimede valikul tuleb ikkagi silmas pidada võimalikku efektiivsust. Me tahame ju, et nad aitavad. Ja võimalikku efektiivsust me saame tagada kahe asja läbi. Ühelt poolt suurem osa ravimtaimi on ju inimkonna poolt kasutuses olnud väga ammustest aegadest. See on ajaproov ja teadmine, mis on põlvelt põlve läinud edasi. Ja teine nüüdisaegne pool, mis annab meile selle tõsikindla teadmise juurde, on ikkagi teaduslikud uuringud. Ja teaduslikus uuringus, kui varem tähtsustati esmajoones loomkatseid, siis praegusel ajal ikkagi selleks kaalukeeleks on inimestel tehtud uuringud, kliinilised uuringud, ehk siis küsimus sellest, kas ühe või teise taimse preparaadi puhul need uuringud on tehtud või nad ei ole tehtud, kas nad on disainitud nõuete kohaselt, kas neid on mitmeid ja kas need uuringus saadud tulemused on statistiliselt oluliselt paremad kui platseebogrupil. Milline on teie seisukoht ravimtaimede preparaatide kasutamisel? Esimene valik tihtilugu võiks meil ju olla looduslik vahend, kuid eks see sõltub ikkagi sellest olukorrast, mis mõttes või mis osas see tervis meile parasjagu vingerpussi mängib. No näiteks kui peavalu tekib ja ma peaksin teile intervjuud andma, siis ma tahaks, et see peavalu mul ikka aegsasti ja kindlasti ära läheb ja no ei ole midagi teha, tablett sisse. Aga nii mõnegi ja päris paljude tervisevaevuste korral kindlasti oleks esimene valik looduslikud vahendid, mis on ka traditsioonilised, pikaajalised ja võib-olla ka kaugeltki mitte alati, aga küllaltki sageli on ka vähemate ohtudega. Tänasel päeval on immuunsuse tugevdamine väga aktuaalseks teemaks kerkinud. Aga millised on teie personaalsed soovitused immuunsuse tugevdamisel ravimtaimedega ning võib-olla jagate mõnda soovitust, mida te ise kasutate, mis on teie koduapteegis olemas? Kui me räägime immuunsuse suurendamisest ja tagamisest tõenduspõhiselt, siis seal on ainult üks vahend. Üks käsivartest tuleb paljaks võtta ja sinna tuleb vaktsiini süstida. Loota seda, et mis tahes vahend, olgu ta taimne või mingi muu, tõstab meie immuunsüsteemi tugevust sellisel määral, et see aitab ära hoida näiteks siis neid viiruslikke külmetushaigusi, sealhulgas nakkumist COVID-iga, kahjuks ei ole asjakohane. Kõik see, mis me näeme kas või juba ajalehe reklaamides, kus see sõna immuunsus, eriti praegusel ajal on otse kui võlusõna, on, olgem ausad, suurel määral enesepettus. Immuunsüsteemi ei ole võimalik selliste vahenditega tugevdada. See immuunsüsteem on väga keerukas, see sõna süsteem on juba seal sees, see süsteem on meie sees väga keerukas. See ei ole nagu mingisugune raadioaparaat, et keerame seda volüümi suuremaks või vaiksemaks või vahetame plõks neid kanaleid.
see ei ole nii lihtne. Kui me räägime siin nüüd taimsetest vahenditest, siis tegelikult on üks ainus taimne vahend, millel siis tõenäoliselt immuunsüsteemi kaudu kulgev mõju on tõenduspõhiselt tõestatud ja mille puhul on kliiniliselt näidatud, et selle preparaatide manustamine vähendab nakkussagedust või ka tõenäosust viiruslikesse külmetushaigustesse ja see taim on echinacea ehk siilkübar. Kuigi näiteks küüslauk on ammu tuntud ja laialt väidetud olevat immuunsüsteemi tugevdava toimega või veel enam sen, mida inimkond ju kasutab aastatuhandeid, siis paradoksaalsel kombel see tõestus seal puudub. Ja muidugi siin on ülioluline ka see ajaline faktor, et kui me räägime tänasest päevast ja sellest koroonapandeemiast, siis enam ei ole see aeg, kus me hakkame seda immuunsüsteemi nii-öelda tugevdama. See aeg on rong on ammu ära sõitnud. Aga sellised esmaste sümptomite leevendajad, et kuna ikkagi tavaliste viirushaiguste vastu ju vaktsiini ei ole ja ravi puudub, et on ainult siis sellised sümptomite leevendajad, et kui tunnete, et siin kurgus natukene sügeleb ja nina hakkab voolama, et mida inimene võiks enda seal nii-öelda koduapteegis hoida, et nende esimeste sümptomite puhul kohe nagu jaole saada, et inimene haigeks ei jääks? Jah, siin on oluline märksõna on ikkagi ennetamine. Ja ennetamine endas väga olulisel määral kätkeb seda hügieeni, kogu seda hügieeni kompleksi. Kui meil see kevadine ajastu oli kätepesu ajastu, siis nüüd me oleme jõudnud edasi arenenud ühiskonnana maski ajastusse ja need mõlemad on tähtsad. Et ikkagi see ennetamine ja veel kord ennetamine, aga parimat vahendit kui vaktsineerimine sellel ikkagi ei ole. Aga jätame selle koroona kõrvale, eks neid grippi ja kõike neid igasuguseid adenoviiruseid jagub meil ju samuti. Nüüd tegelikult on mõistlik neid hügieenireegleid hakata siis laiendama ja mõtleme niimoodi, et kuidas siis see viirus meie organismi jõuab. Üsna tüüpiliselt see toimub hingamisteede kaudu, nina kaudu, suuõõne kaudu. Ja kui me tahame neid hügieeniprotseduure ka laiendada, siis tegelikult eriti olukorras, kus me tunneme ja leiame, et olime näiteks kokkupuutes selliste inimestega, kes olid sümptomaatilised, siis näiteks on ka olemas ju apteegis vastavad preparaadid. Üks nendest on nüüd hiljuti valminud ka meie kodumaise värska mineraalvee baasil, millega tuleb limaskesti lihtsalt loputada. Ninna rohkelt, nina tühjaks nuusata, kurgu kuristamine, need on asjad, millega üht-teist annab päästa. Pluss siis tõesti välja kujuneva hakkavad sümptomid oma algstaadiumis. Tihtilugu on võimalik ka selliste looduslike vahenditega, ka ravimtaimedega alla suruda, hoida ära nende progresseerumine. Ja seal siis mitte ainult ei pruugi olla tingimata nende ravimteede joomine selleks tõhusaks vahendiks, vaid sageli võib ka rakendada apteegist saadavaid tööstuslikke preparaate. Mida ei tohi ka ära unustada, on hingamine, siis aurude hingamine, eeterlike õlide hingamine, kus siis me viime nüüd koos veeauruga need toimeained, eeterlikud õlid otse siis sellesse toimekohta. Muidugi tuleb seal ettevaastusabinõusid rakendada, et me ennast ära ei kõrveta ja lastele see ei sobi, aga niisugune inhalatsioon võib olla erakordselt tõhus, kui seda õigel ajal teha. Või võtame siin looduslikest vahenditest veel näiteks taruvaik, selle preparaadid, mida saab siis kurku pritsida ja paljud teised veel. Ja kui me räägime üldse seda laadi haiguste ennetamisest, mis on ka immuunsüsteemiga kuidagimoodi seotud, siis mis on tõenduspõhine, on see, et inimese immuunsüsteemi seisund, selle tugevus
või tugevuse vähenemine on seotud ka inimese närvisüsteemi seisukorraga ehk siis stressiga. Nii et kui me tahame reaalselt seda immuunsüsteemi tugevamana hoida, siis on retsept hästi lihtne, imelihtne, lihtsalt ärge dressake. Take it easy. Aga see on jälle nagu kehakaalu langetamine ja paljud teised asjad, kus öelda on oi kui lihtne. Meediat lugedes jääb mulje, et ravimtaimede kasutamine on üha enam populaarne inimeste hulgas. Aga kas see on ka päriselt nii? Et kuidas on siis sellega lood, kas ravimtaimed on populaarsed Eesti inimeste hulgas? Võib kindlalt vastata jah. Ja see tõestus on tegelikult imelihtne, mille peale võib-olla esimese hooga ei tulegi, et vaadake apteegis ringi, mida me apteegis näeme. Terve nurk on ju seal ravimtaimi, nende drooge, nende segusid täis ja see tundub meile ju nii loomulik, et kuidas siis saaks olla, et apteegis ei oleks ravimtaimi. Aga kui me vaatame ringi mujal pool maailmas apteekides, siis ega me seal ravimtaimi ei näe. Ja kui sa üritad siis küsida, et kas teil neid ravimtaimi on droogi kujul, siis tihtilugu ma olen kogenud, et ei saagi aru ja see mõte on täiesti nagu kuidagi välistatud. Nii et on ja see on meie ammune traditsioon. Aga see on võib-olla selline, ju võib öelda, et subjektiivne külg, aga objektiivne külg on see, et me oleme seda ka kolleegidega uurinud. Oleme siis vaadanud neid koguseid ja ka nomenklatuuri, mida näiteks meie ravimtaimetalud on siis apteekide kaudu turustanud ja võib siis öelda, et mõned aastad tagasi seisuga Eestis tarvitati siis apteekide kaudu kokku 16 tonni ravimtaimi. Muidugi jah, esimese hooga ei saa aru, kas seda on vähe või palju. Arvestame nüüd siia juurde, et lisaks apteekidele turustatakse neid ju ka toidupoodides olulisel määral, samuti tervisepoodides. Ja kui me võtame kõik need kogused nüüd kokku ja jagame läbi meie elanikkonnaga, siis me võime öelda niimoodi, et selline keskmine Eesti elanik alates siis vastsündinust kuni raugani tarvitab aastas 10 tassi ravimtaimeteed. Ja selle 10 tassi hulgas suure tõenäosusega on üsna mitu tassi kummeliteed, mis on meil tsaariajast alates juba kõige enam tarvitatav ravimtaimi. Huvitav on märkida, et kummelid kogu maailmas hinnanguliselt juuakse umbes 1 000 000 tassi päevas. Et seda on tore kuulda, et Eesti inimesed usuvad meie Eesti puhta looduse efektiivsusesse. Aga kuidas on lood kirjandusega, et kui inimene ikkagi sooviks lähemalt ise lugeda ja teada saada ravimtaimede kohta, sest neid on ju ääretult palju, et kuidas meil kirjandusega on? Nii see lugu tõesti on, et kui ravimtaimed on meil jätkuvalt populaarsed, siis tegelikult see tõestab ju omakorda ei muud kui seda, et eks neist on ka abi. Sest et kui neist abi ei oleks, siis neid ju ei tarvitata. Aga ravimtaimede puhul, et nad oleksid võimalikult efektiivsed, on vaja nii nagu kõikvõimalikel muudel puhkudel teada ja osata neid kasutada õigesti, sellepärast et ravimtaimedes üldiselt ikkagi bioloogiliselt aktiivsete ainete sisaldus on suhteliselt madal, kui võrrelda nüüd sünteetiliste preparaatidega, et toimed võivad olla ebakindlad ja väga suur on see oht, et inimene oma teadmatusest ja oma oskamatusest teeb lihtsalt midagi valesti ja ta rikub ära selle vähesegi, mida tal saada oleks olnud. Mõnedki asjad on siin suhteliselt keerukad ja mida tegelikult ikkagi soovitada võiks, on ka selline raamatusari pealkirjaga Eesti ravimtaimed, kus on käsitlemist leidnud ühtekokku 150 liiki meie ravimtaimi. Siit raamatust, mis siis võtab kokku sellise niisuguse rahvapärase folkloorsema poole, räägib ka müütidest, on juures siis selline teine pool, mille ma
oma panusena olen püüdnud siis kirjutada sellise võimalikult tõenduspõhise ja tuua siis iga taime kohta ka sellise retsepti välja. Nii et niisuguses olukorras, kus endal võib-olla natukene napib neid kogemusi ja teadmisi, siis lugege raamatut ja see aitab teil otsa peale jõuda ja nüüd hakkavad teile oma kogemused tulema ja neid saate omakorda anda teistele edasi ja kunagi jõuab teadus järele ja jõuavad need ükskord raamatusse. See on loomulik elu ja teadmiste ring. Täname teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasuliku nõuannete eest. Aitäh! Aitäh ja head tervist! Aitäh!